eks tuleb vist ära õppida see, et mitu asja on korraga. Et meil on selline kahesuse mõtlemine, et kas on must või valge. Et ühtepidi, eks öeldakse filosoofiliselt, et kui sa ei ole rahul selles hetkes, selles punktis, sellega, mis Jumal sulle on andnud ja oska sealt siis nagu kuidas seda maad harida armastusega, eks ju, seda oma aeda, mis sul juba on, et siis ei ole mõtet püüelda, sest sa ei ole kuskil rahul, kui sa siin praegu selles punktis rahul ei ole. Aga samal ajal, eks ju, öeldakse, on mugavustsoon, eks ju, kui sa ei püüdle, kui ei ole seiklust, eneseületust, et siis jääb ka energia kinni. Ilmselt inimtüpaažid on erinevad ja on erinevad perioodid. Et seda ka ei saa niimoodi panna nagu üks ühele. Aga niimoodi ütleme, et Harju keskmiselt rääkides on see umbes 50-50, et ilmselt peab vist niimoodi olema, et niimoodi oma kogemust näed, et sa pead märkama seda, mis praegu on, eks ju, ja sealt alandlikult märkama ja rahul olema ja tänulik olema loodusele, emakese loodusele, lähedastele, Jumalale, Eestimaale. Ei oleme nagu vaimustuses sellest. Samal ajal mingi osa sinust, eks ju, pool osa, ikkagi ta nagu püüdleb, unistab. Tal on vaja nagu ma ütlesin, sellist eneseületust, seiklust, õppida juurde, käia, vaadata, mis iganes on reisimine, teadmised, suhtlus, nagu plaane teha, eks ju. Et põhimõtteliselt, eks see minevik, olevik ja tulevik on tegelikult üks, eks ju. Et kui sa õiges balansis on seda minevikku, õppetunnid ja tänulikust minevikust kõik, mis on hea ja halb, eks ju. Tegelikult just kui halb minevikust, kui sa analüüsid, on teinud sinust just selle, kes sa oled. Sest need kräpid ja jamad just tavaliselt raputavad meid ja õpetavad ja panevad meid ületama ennast ja kvaliteeti parandama. Ja samal ajal tulevik, eks ju. Et ilmselt see on siis selline agenda peda tattva filosoofia, et Jumal on kõik jälle samal ajal kõigest eemal. Ta on samal ajal isikuliselt ja isikusetuna ja energiatena kõik nagu korraga, nagu päike ja päiksevalgus ja päiksesoojus. Nagu korraga päikseplaneet, päiksesoojus ja päiksevalgus, et nad eksisteerivad korraga, nad on sama absoluutse objekti 3 erinevat avaldumist, samamoodi elus ka siis, et kõik asju korraga ühtepidi oled tänulik sellesse hetke, sellesse maailma, sellesse kehasse, sugulasesse, nagu ma räägin, rahvus, mis iganes, kõik, mis sul siin praegu on, saad aru, et see on parim sinu jaoks ja samal ajal sa ei kiindu sellesse nii, sa saad aru, et see on ikkagi ajutina, samal ajal on hing ja on igavesed väärtused, mis on sellest kõrgemal. Et see ei lähe nagu ühte äärmusesse umbes keegi kukele kõik, et mul on nii vaimne, või teistpidi umbes, et püüad siia ennast sisse seada, et see ka ei õnnestu, nagu nii vikati poiss tuleb. Vot niimoodi see balansseerimine käib ja siis see elu rõõm ja elu entusiasm. Siin on ka väga huvitav nagu seda analüüsida, et entusiasm ja elu rõõm, tõused hommikul üles see entusiasm elada ja rõõmuga päeva astuda, et seal on ka nii palju faktoreid, vahest on, vahest ei ole, et on olemas vaimne depressioon ja on olemas materiaalne depressioon. Materiaalne depressioon on see, et süüdistad kõike ja mõtled, et ma olen nii armas ja hea, kõik peavad mind teenima ja ma tahan ekspluateerida ja et kõik minu meeli ja keha rahuldaks, eks ju. Vaimne depressioon võib-olla on see, et tunned, et sellist kurbust ja jõuetust, võib-olla sellist ahastust, et sa oled ise nii palju valesti asju teinud elus, et sa oled nii laiss siiamaani, et sul on nii palju võimaldatud, sul on nii kahju kõikidest elus olenditest, kes samastavad ennast selle kehaga ja nende väliste faktoritega ja et see on ka nagu depressiivne. Ja see tuleb ka nagu vastu võtta ühtepidi, kui sul on nagu sisemiselt hästi raske ja halb, siis sa võtad seda et ühtepidi ma olen ju nii palju ise teinud ilmselt meelehärmi loodusseaduse, Jumala ja lähedaste suhtes päris palju eelmised elude see elu, kõike ma ei mäleta, isegi seda väikest protsenti, mis ma mäletan, see juba on nagu õudust, eks ju, kui hakkad aru saama. Ja see tekitab sul sellise nagu raske oleku, eks ju. Et see ei pruugi nagu negatiivne olla, et et ma elan edasi tänulikult, ma saan aru, et ma olen selle välja teeninud nii ja naa. Aga teistpidi, öeldakse jälle samal ajal, eks ju, tuleb osata mõelda, et hing on tegelikult loodud, et ju siis midagi disbalansist väljas. Et hinge omadus on, eks ju, tal on nagu õndsus, õnn, rõõm, lapsemeelsus, lihtsus, eks ju. Võib-olla ta on liiga keeruliseks läinud, see välismaailm õpetab meile samastamise need rolle ja need maskisi ja neid, nagu nii palju neid luupe on väljaspoolt, et sa oled nagu ennast ära kaadanud ja liiga keeruliseks on läinud. Sisemest me oleme hästi lihtsad, et võib-olla õppida rõõmu tundma, eile ka nagu lugesin ka seal Srimad Bhagavatamis, seal kirjeldatakse, kuidas see joogi mediteerib Jumala erinevatele transcendentaalse keha vormidele, siis kirjeldatakse Jumala silmi ja Jumala nagu naeratust, eks ju.
et seda aspekti võeti, et öelda, et kui joogi näeb alati naeratavat Jumalat oma südames, et siis ta, siis mitte mateeria ei saa mitte midagi teha, sest see on see on nagu ülim. Jumala armastav naeratus, eks, näha seda looduses kõiges igas situatsioonis, et nagu üks pühendanud ütles ka, et Jumal alati naeratab altaril mulle, eks ju, jumalused, et kas ta naerab natuke mu üle või naerab minuga koos, eks ju. Et isegi see Jumala armastuslik naeratus, isegi kui me paneme puusse valesti, Jumal ikka nagu naeratab, sellise kaastundliku naeratusega. Ja mõnikord tublid olema, siis Jumal naerab ka, eks samamoodi. See Jumala naeratuse aspekt. Aga jah, et jälle õppida mitu asja korraga mõtlema. Et meil on see kalduvus, eks ju, et sa oled sellest parteist, mina olen sellest parteist, eks ju, ja sina oled rikas, mina olen vaene, kogu aeg seal nagu möllame, seal nagu püüame ennast kinnitada aga mateeria ongi selline tõus ja mõõn ja must ja valge ja päev ja öö ja lõpp ja algus ja kui sa seal nagu püüad ennast kinnitada, siis tulebki see võib-olla see depressiivne, materiaalne selline ahastus. Aga selline vaimne ahastus ja kurbus ja kõik aeg-ajalt, see on ka väga hea. Peast ei kisu sind edasi elama, et selles mõttes, et alla sellest, et sa pead edasi elama. Isegi kui sisemiselt on raske, sa pead ikka naeratama inimestele, ikkagi tegema oma kohustused ära täitma, vaimselt need kõik oma asju ära tegema, mitte pea. Sa nagu nii pead ju kuidagi elama, see ei ole nii, et keegi sind sunnib, sa võid ka nöörikaela panna ühtepidi, eks ju. Sellest ei ole ka kasu, kuna hing on igavene.